Mu isa oli metsaülem. Ta oli Kaitseliidu ülem ja oli mitte kogu aeg, ja oli Kaitseliidus, ema oli Naiskodukaitses. Ma olen kõige noorem 5 lapsest. Juba venelaste esimese okupatsiooni ajal oli hävituspataljon meil, tahtis isad arreteerida, aga õnneks meil oli selline miilits Velitsel, kes ette teatas. Ütles, et te olete metsaülem, teil oleks tarvis minna oma metsa kontrollima. See oli selge viide, et parem kao. Ja mul oli veel, siis kui hävituspataljon sisse tuli, siis 2 õde olid kodus. Aga siis nad mängisid, et üks oli ühe kantseleiametniku sugulane ja teine oli teise sugulane. Nad ei öelnud, et nad on, eks ole, oma isa tütred, aga need ilmselt teadsid, ütlesid, et huvitav, et siin on kõik omavahel sugulased. Ja siis nad panid ennast nii vanamuttide moodi riidesse, rätikud pähe ja võtsid lehmad ja tegid nagu lähevad lehmi metsa viima ja siis läksid lihtsalt metsa koos lehmadega. Isa oli just 20. sõitis Tallinnasse ja ta tuli sama päeva õhtul tagasi. Ütles, et seal on kõik kokku varisemas. Ma ei tea, kuidas ta öösel ühel ajal jõudis, öö läbi pakkisime ja siis 21. lõuna ajal umbes hakkasime sõitma. Ja oli mitu kummalist kokkusattumust, sest mu vanemad õed ja vend, need olid kõik juba minust tublisti vanemad. Vanem õde oli kodus puhkusel, siis saabus jalgratastel tema järgmine õde oma kihlatuga, kes tulid just juhuslikult, olid teel ja vaatasid, et ei ole väga palju maad meile koju, et ta tuleb oma kihlatut tutvustama. Ja mu vend oli Soomest tagasi tulnud ja korraga tuli tema jalgrattal. Ütles, et tal tuli niisugune koduigatsus, et ta kauples välja mingisuguse loa tulla Pärnusse prille vahetama. Et peab silmaarsti juurde minema, ehkki ta oli Tallinnas ise ja tuli tema jalgrattaga. Ja nii, et kui me kodust lahkuma hakkasime, siis meil oli terve pere koos. See lahkumine, see tuli, kui ma 20. õhtul magama läksin, ei teadnud ma lahkumisest mitte midagi ja 21. hommikul, kui ma üles ärkasin, siis oli meeleheitlik pakkimine. Kohvritele ema õmbles voodilinad ümber, et kohvrid vastu peaks. Ja hiljem ma tegin omal rahvariide pluusi ühest sellest linast. Ja meil, seal ei olnudki midagi, mõned kohvrid, ega sa ei jõudnud midagi ja meil oli 2 kohalikku talumeest, oli kaubeldud hobustega, kes siis meid pidid Virtsu viima. Ma tean, et inimesed tuli vastu, et kus te lähete, et Tallinnas on sinimust-valge lipp üles tõmmatud, aga ei teadnud, kas need on kuulujutud ja mis on. Ja ega mul vend ja isa nagunii ei kavatsenud tulla kaugemale, kui nemad nendel oli kindel kavatsus Eestisse jääda. Muidugi meil oli kõikidel. Keegi ei teadnud, et mismoodi need asjad kujunevad. Et isal oli et meid Saaremaale lihtsalt ja siis, et kas saab peret Rootsi või. Isa lootis, et ehk on mõni paat veel, millega saab Rootsi sõita. Sest me kuulsime, eks ole, et venelased on juba sees Tallinnas. Ja isa käis siis mererannas ja ise oli meil kogu aeg, et kas leidub veel. Ja siis isa sai sõna saata onule, kes oli Rootsis, juba Rootsi paremini põgenenud. Ja lootsime, et onu saab kuidagi moodi mingisuguse paadi organiseerida. Aga siis sakslased võtsid meid kinni ja viisid meid Kuressaarde.
sest ega nemad ei tahtnud, nendel oli töölisi tarvis ja nad ei tahtnud, et sa lähed kusagile mujale. Ja siis ma arvan, et see oli siis juba, see oli 27. Siis oli nii, et viidi Kuressaarde ja seal oli laevad olid reidil ja oli jälle, et väikest need ei saanud nii ligidale tulla, väga suured laevad. Ja paatidega siis viidi inimesi ja neid pakke laeva peale. Ja meil oli siis kah, olime paadis ja vend ja osa asju oli juba laeva peal, kui laeval läks tuli lahti. Ja siis ei olnud midagi, nemad jäid sinna, paadid keerati tagasi, et järgmine päev, et siis uuesti. Ja siis oligi selle viimase öö, siis magasin Kuressaares linnavalitsuse laua peal. Ja siis järgmine päev siis saime sinna laevale. Ja seal meeskonnaruumis oli siis mingisuguses kottides või oli tuli lahti läinud, kas oli siis sabotaaž või mis asi. Aga igatahes need pritsid seal kogu aeg töötasid ja see laev oli nii, et imitses tällal, kui me läksime. Lauldi hümni, kui Eesti pisarabase silmapiirile vajus. Ja see oli nii. Oli väga kurb, aga lootsime, et ega see kaua ei kesta, et see on varsti on tagasi tulek. Tee peal torpeteeriti, aga torpeedo tuli, aga laevad märkasid või laev märkas nii, et ta pööras ennast, nii et see läks mööda. Ja niimoodi jõudsime siis Kopenhaagenisse. Siis otsus oli, et läheme Dresdenisse. Lähme Dresdeni laagrisse. Ja me olimegi Dresdeni laagrisse nii, et me saime just sinna sisse, kui tuli häire. Nii, et me olime võib-olla pool tundi. Et meil oli öeldud ja missugusesse barakki meid pannakse läbikäigulaagris. Ja nii, et oli häire, minge sinna oma ruumidesse, et me ei teadnud üldse, kus varjendit oli ja muidugi oli esimene pommirünnak Dresdenile. Ja meie barakk sai kaks pommi sisse. Minu 2 õde ja mina, me jäime täitsa terveks. Ainult, et mul oli nii, et järgmine öö ma pidin oma kätega oma pead pöörama, et keha said pöörata, aga pea oli nagu sellest survest nii läbi klopitud või. Ja ema ja üks õde oli haiglas. Nad olid mõlemad, emal oli rangluupuruks, aga õel oli täitsa nagu teine pea kõrval. Nii et oli mitu päeva täiesti meele märkuseta. Isa sai surma, vend sai surma.